vend on nagu kõige parem vend. Kõige targem teistid. Me oligi meie viimane mälestus. Aja, see on meie viimane heatöö katoliku. Suva on, et mingi teisi klassi teisi. Ei, aga me ei lähe homme reaalselt. Ma ei kavatse minna. Kes? Te ei oleks saanud veel pilt kohe. Palun, jah. Me tahame vabandust. Oota, enne, kes helistab lõpuks Aleksandrale ja räägib? Mida, miks mina? Grete helistab. Ma ei taha. Jaa, samad. Ma olen lihtsalt nii. Me oleme samad. Ma olen kooli nii hea. Me peaksime Katarina ka mingi reklaamima ju. Tulge kõik Katarina. See on viimane kõne. Tulge kõik Katarina. Meie tiimi nimi juba teeb seda. Ta järgmistest, et te saate igasuguseid lõpuavaldusi teha oma kõne lõpus. Nii! Tere tulemast kõigile 2025. aasta põhikooli Eesti meistrivõistluste finaali. Finaalis on 2 suurepärast tiimi ja meil on suurepärane kohtunike paneel, mis koosneb alates minu paremast käest Loa, kes on 2023. aasta põhikoolide meister. Järgmine on Anni, kes on ka 2023. aasta põhikoolide meister. Minu vasakul käel on Martin, kes on 1999. aastal 6. klassis põhikoolide meistrivõistluste 3. parim kõneleja. Ja Kaspar, kes 2023. aastal oli põhikooli meistrivõistluste 2. koht. Väitame suurepärasel ettevalmistatud teemal, milleks on, et Eestis peaks koolidel olema suurem õigus distsiplineerida õpilasi ebasobiva käitumise eest. Kas kellelgi on mingeid küsimusi enne, kui alustame vastuväiteid? Aga sel juhul polegi midagi rohkem mehitada ja hakkab pihta ning palun juhatuse esimese kõnele. Nii, austatud paneel ja kaaskuulajad, tänases väitluses seisame meie selle eest, et õpetajatel oleks koolikeskkonnas rohkem mõjuvõimu ja paindlikkust käitumisprobleemidele reageerimiseks. Me ei räägi vägivallast ega rangusest, vaid mõistlikust õiglusest, võimalusest rakendada olukorrale sobilikke ja seaduslikke eetilisi distsiplineerimismeetmeid. Praegu on õpetaja autoriteet piiratud, distsipliin ei ole tõhus ja kannatajad on nii õpetajad kui ka korralikult käituvad õpilased. Meie plaan annab õpetajale tööriistad, et taastada kord ja õppimise sujuvus. Meie esitame 3 tugevat argumenti. Õpetaja autoriteedi taastamine, olukorrale vastava karistuse mõju ning viimaks distsipliini kui võrdsust loova mehhanismi vajalikkus. Meie eesmärk selles väitluses on taastada õpetajale reaalne autoriteet koolis, mitte karistustega, vaid andes neile professionaalset paindlikkust olukorrale sobivate sekkumiste tegemiseks ehk distsiplineerimiseks. Me ei räägi füüsilisest ega vaimsest vägivallast, vaid distsiplinaarsest autonoomiast, mis võimaldab õpetajal tagada sujuv ja turvaline õpikeskkond kõigile. Kaebustimise ja esitamise mehhanismid jäävad alles ning kõik sekkumised peavad jääma seaduse ja eetika piiridesse. Vale käitumine tähendab siinkohal tahtlike koolireeglite rikkumisi, mis segavad õppetööd või kahjustavad teiste õpilaste turvaliste heaolu. Selge muutus meie plaanis on see, et õpetaja ei pea kartma oma töökoha riski, ei pea kartma seda, et ta riskib oma töökohaga, rakendades neid distsiplineerimismeetmeid, mille jaoks ta on saanud hariduse koolis, kus ta on õppinud õpetajaks. Meie plaan on järgmine. Anname õpetajatele voli otsustada täpselt, kuidas halba last distsiplineerida. Õpetajal on võimalik valida, milline konkreetne distsiplineeriv sekkumine sobib olukorrale kõige paremini. Piiranguks ainult see, et see ei tohi olla vägivald, ei vaimne ega füüsiline. Pange tähele, me ei rakenda seda sügavat distsiplineerimist keskmise õpilase vastu. Meie plaan loob võimaluse kiireks ja paindlikuks reageerimiseks, mis täna puudub. Näiteks, kui õpilane kuulab tunnis kõrvaklappidega muusikat, saab nüüd õpetaja need koheselt konfiskeerida, ilma et ta raiskaks väärtuslikku tunni aega. Praeguses maailmas peab ta täpselt seletama, miks ta need võtab. Meie maailm loob meetodid
meie maailma meetodid võivad sisaldada ajutist eemaldamist tunnist, isikupärastatud järeltegevusi ja nii edasi. Kehtib nulltolerants vägivalla ja alandamise suhtes. Igal koolil peab olema usaldusisik või järelevalveorgan, kuhu ta saab pöörduda. Jah, võtan. Kas siis nagu, kas ma saan õigesti aru, et ikkagi nagu need mingid peale tundi istumised ja need jäävad või on see nagu vaimne vägivald või kas võite täpsustada? Meie maailmas need peale tundi istumised on nii-öelda seotud selle nii-öelda nagu ma ka välja tõin, selle vale käitumisega. Tema vale käitumine nagu viibki selleni, et õpetaja, kes on saanud koolis pedagoogilise hariduse, määrab talle selle nii-öelda mitte karistuse, vaid selle, et ta võtab vastutuse oma teo eest. Loodan, et see vastas su küsimusele ja liigun edasi esimese argumendini, milleks on õpetaja autoriteet. Meie plaan võimaldab õpetajal kohe sekkuda, kas loova või rangema meetmega. See loob ka eeskuju. Õpetaja, kes suudab rahulikult ja enesekindlalt reageerida, loob rohkem usaldust ja tugevdab õpilaste distsipliinitunnetust. Õpetajate ametiliit on korduvalt rõhutanud vajadust tagada õpetajate professionaalne autonoomia. Ilma selleta ei saa ta täita oma rolli kasvatajana. OECD 2021 haridusraporti andmetel on Eesti õpetajate hinnangul suurimaks takistuseks käitumisprobleemid, millele see kiirelt ega tõhusalt lahendust ega reageerida. Kui õpetaja teab, et tal puudub reaalne võim, mis muutub distsipliin, kui õpetaja teab, et tal puudub reaalne võim, muutub distsipliin formaalseks ja klassitunnid kannatavad. Samal ajal langeb korralike õpilaste õpimotivatsioon, kuna suure osa tunni ajast kasutab õpetaja nii-öelda paha lapse korrale kutsumiseks. Liigun siis edasi meie teise argumendini, milleks on siis olukorrale vastav sekkumine on pedagoogiliselt tõhusam. Uuringud näitavad, et distsipliinimeetmed on mõjusad vaid siis, kui need on õiglased, loogilised ja kohased. Meie plaan loob raamid, kus distsipliinimeede ei ole automaatne, vaid teadlik reaktsioon käitumisele, nagu ma ka vastasin küsimusele. Vaid teadlik reaktsioon käitumisele, arvestades lapse vanust, iseloomu, rikkumise sisu ja korduvust. See annab õpetajale võimalus olla kasvataja, mitte bürokraat. Päriselus ei karistata inimest automaatselt, vaid hinnatakse teo raskust ja konteksti. Näiteks, kui noor rikub esmakordselt seadust, alla vandaliseerimine, ei saadeta teda otse vanglasse, vaid sageli rakendatakse alternatiivseid meetmeid, nagu noorte garantiiprogrammid, ühiskondlikult kasulik töö või nõustamine. Need sekkumised ei ole kättemaksu vormid, vaid taastavad ja õpetlikud reageeringud, mille eesmärk on aidata inimesel mõista oma tegude mõju ja võtta vastutust. Just selline lähenemine, mitte automaatne karistus, nagu peale tundi istumine, mis ei ole absoluutselt seotud, ma ei tea, mis tegu te siis mõtlesite selle teoga. Just selline lähenemine, mitte automaatne karistus, vaid teadlik ja arendav tagajärg aitab inimesel kujundada sisemist kompassi ja õppida vastutama, mis on ka meie distsipliini tuum. Ehk siis meie plaaniga ei teki mitte autoriteet, vaid aitab ka lastel edasises elus hakkama saada. Toon ka siis viimaks ühe näite. Kui õpilane naeruvääristab kaaslast, võib talle määrata vabanduskirja ja empaatia keske arutelu. Kui õpilane pidevalt hilineb, saab teda kaasata vastutusega seotud ülesannetesse. See lähenemine õpetab sotsiaalset vastutust ja tugevdab sisemist motivatsiooni reegleid järgida. Ja et meie plaanis siis selge muutus ongi see, et kui õpetaja kasutabki nii-öelda seda ära, et tal on reaalselt õpetaja on käinud koolis ja õppinud nii-öelda saanud selle pedagoogilise hariduse, siis ta ei pea kartma selle ees, et mingi lapsevanem nii-öelda nagu sõidab tast üle sellega, et ta on lihtsalt lapsevanem ja ta usub oma last. Jah, see on kõik.
3, 2, 1. Nii, tere, austatud paneel ja lugupeetud kuulajad. Kõigepealt ma siis karakteriseerin siin väitluses ja toon välja meie plaani ja siis lähen ümberlükete ja argumentide juurde. Kõigepealt õpilased on väga mõjutatavad ja neil on väga oluline õiglustunne ja nad märkavad ebaõiglust. Ja nad vajavad ka kuuluvustunnet ja turvalist koolikeskkonda. Ja kool peakski olema koht, kus õpilased tunnevad end hoitu ja väärtustatuna, mitte rünnatuna. Probleem ongi siis see, et uued distsipliinimeetmed ei too märgatavat kasu, sest enamike neist rakendatakse juba praegu, pluss õpetajad saavad siis nagu liiga karmilt õpilasi isikliku suva järgi kasutada. Ja see ka lükkab ümber tegelikult jaotuse selle nagu väite, et õpetaja saab põhimõtteliselt kasutada enda vaba voli, kuidas ta distsiplineerib õpilasi, aga nagu kust see piir läheb, et tema see nagu distsiplineerimismeetod ei ole subjektiivne, et see on objektiivne. Mida meie siis tahame saavutada? Me tahame saavutada seda, et õpetajatel ei tohiks olla õigusi nii palju karmilt õpilasi ka ilma põhjuseta karistada, sest ilma põhjuseta karistamine võib juhtuda siis jaotuse maailmas ja tahame saavutada hea õpikeskkonna võrdse kohtlemisega, mille saavutamiseks oleks palju efektiivsem muidu ebasobivalt käituvate õpilaste kiitmine, kui nad midagi hästi teevad, mitte distsiplineerimine. Lähen siis meie plaani juurde, et me loobume mõttetutest karistustest, näiteks peale tunde istumine ja need asenduvad siis loomulikult rehabilitatsiooniga. Koolid ei taha teha mõttetuid karistusi, see tähendab, et nad peavad tegema mingeid mõistlikke. Ja me siis tuginemegi rohkem olemasolevatele mingitele arenguvestlustele vanemate ja koolipsühholoogiga. Aga me siiski jätame paremad ja kergemad distsiplineerimismeetodid, näiteks mingi tunnist välja saatmine ja suulised noomitused. Me piirame õpetaja õigusi siis kiusata õpilasi ja tegeleme kõigi õpilaste sealhulgas nende siis vahepeal ebasobivate käituvate õpilaste heade tegude kiitmisega. Ja nende käigus siis saame välja selgitada, miks laps nii käitub. See esiteks nagu distsiplineerimine, seda ise välja ju ei selgita ja meie maailmas on siis individuaalsem lähenemine, väheneb korduv käitumine ja laps hakkab siis seestpoolt teisiti käituma, et see nagu muutumine algab siis tema nagu nii-öelda sisemusest. Siis me ei saanud väga aru, mis on see jaotuse maailmas ikkagi see mehhanism, kuidas õpilased hakkavad nagu otseselt paremini siis käituma. Me näeme, et meie maailmas tegelikult, kui laps saab selle täpselt sellele teole, mida ta tegi, õiglase karistuse, ehk siis kui sa viskad kommipaberid maha, siis sa pead nüüd pool tunni näiteks üles korjama, mis nende maailmas ei ole võimalik, siis see laps õpib palju rohkem, sest ta teab, mis on tema tegude tagajärg nagu täpselt. Okei, siis see on tegude tagajärg põhimõtteliselt, mida te mõtlete. Nagu jäigi segaseks, et nagu mis see laiendus on. Ja meie esimene argument on siis see, et põhimõtteliselt koolist kaugenemine ebaõigluse teel. Näiteks õpetaja tabab jälle oma õpilase, keda ta ei salli ja veel mõned õpilased tealt. Nad vaatasid tunni ajal telefoni. See üks õpilane jäi peale tundi ja teised said vaid sõnaliselt noomida. Kuidas selline kohtlemine kaugendatud koolist 3 punktis? Esiteks, emotsionaalselt. Õpetaja kritiseerib teda ja õpetaja ja õpilase vaheline suhe muutub halvemaks. See tekitab pettumust ja pahameelt. Näite puhul siis, kuigi jah, õpilane tegi midagi valesti, siis ta tajub, et õpetaja ei kohtle teda õiglaselt ja suhe õpetajaga muutub halvemaks. Ja siis õpilane üritabki seda õpetajat vältida ja temaga võimalikult vähe tegemist teha. Teiseks, sotsiaalselt. Ta tunneb end koolist tõrjutuna, võõrandub klassikaaslastest ja õpetajatest. Näite puhul tema on ainuke, kes pidi peale tundi jääma, samal ajal kui ta sõbrad, kes ka telefoni vaatasid, said koolist ära minna ja teha midagi toredat. See võib kaugendada nende sõprussuhteid, pluss õpetajat ta ei salli siis enam niikuinii. Ja kolmandaks, akadeemiliselt. Ta ei võta enam õppetööst nii palju osa, näiteks kuna ta teab, et see konkreetne õpetaja, näiteks eesti keele õpetaja justkui kiusab teda, siis eesti keele tund pole enam nii tore ja ta ei taha kaasa teha ja pingutada. Siis see nagu distsiplineerimise mõju, mille me ära hoiame, on esiteks õpimotivatsiooni langus, teiseks koolist puudumine, selle tagajärjel võivad sageneda puudumised või venitamine hommikuti, sest kool pole selline tore safe place, kuhu minna, ja kolmandaks me hoiame ära emotsionaalse ja vaimse stressi. Sest see õpilane võib hakata vältima suhtlemist ning enda mõttemaailma ja tunnete avamist ning tunda end üksikuna. Ja lähengi siis meie teise argumendi juurde, milleks on õiglus kõikide õpilaste vahel. Kui õpetajal on vähem, siis ongi õpetajal vähem õigust asjatult karmilt karista. Õpetaja on haridustöötaja, mitte kasvatusspetsialist. Ja Eestis on väga palju... Eestis on väga palju koole, kus õpetajatel puudub kvalifikatsioon ja see tähendab, et ta on sama ebapädev kui keegi muu suvaline olukordadega tegelema. Ja õpetajate kriis näitab, et nad ei taha tegelikult tegeleda kasvatamisega. Õpetajal on piiratud aeg ja ressurss, individuaalne selline
kasvatustöö ei ole realistlik, õpetaja ei saa ega tohi hakata omal moel karistama õpilasi, sest see viib subjektiivse ja ebaõiglase kohtlemiseni. Õpetaja võib olla kallutatud või emotsionaalselt mõjutatud. Oluline on ka näha seda, et õpetajatel on õpilased, kes neile ei meeldi, keda nad lausa vihkavad. Igas koolis on neid vähemalt paar tükki kindlasti. Õpetaja võib olla väsinud, läbi põlenud või lihtsalt elab oma viha nende peal välja. Nad on ka lihtsalt inimesed. Ja õpetajal on alati omad nagu natuke lemmikud ja teised paharetid, seega karistused võivad muutuda ebavõrdseks ja ebaõiglaseks. Ja õpetaja jaoks ongi siis kujunenud hea laps ja halb laps ja jaotuse maailmas võib halb laps intuitiivselt nüüd veelgi karmimalt karistada saada. Meenutame siis esimese argumendi näidet. Jaotuses õps määrab sellele ühele õpilasele telefoni vaatamise eest absurdse karistuse. Mis iganes. Teised saavad noomituse mingi kergema karistuse, sest neid õps ei vihka. Ehituses pole puht füüsiliselt võimalik määrata sellele ühele õpilasele absurdset karistust. Seevastu saavad kõik asjaosalised võrdse karistuse või nagu lihtsalt noomituse. See ei ole nagu nii mingi suur asi ja see ei ole mingi hull mingi karistus. Ja mida siis ei juhtu, õpilane ei tunne, et oleks ebavõrdselt koheldud ja mis juhtub, õpilane tahab koolis käia, seal on tore ja õiglane ja õpilane tunneb, et teda koheldakse õiglaselt, see ennetab nagu järgmisi kahjusid, neid kahjusid, millest rääkisime esimesest argumendist. Aitäh! Ning minut on täis, tagasi jaotusesse ja palun ette. Nii, 3, 2, 1. Nii, tuletame meelde siis, kuidas siis saab meie maailmas see õpetaja ikkagi karistada. See ei ole absoluutselt subjektiivne, ta ei saa valida last ja öelda, et ma vihkan sind ja nüüd ma hakkan sind karistama. Ta saab last vaid siis karistada ja ainult siis, kui laps rikub reaalselt koolireegleid. Ja, peale selle, isegi kui ta siis paneb, ma ei tea, vihkab seda last tõesti väga-väga palju, mis on nagu väga mitte likely, me näeme, aga isegi kui seda on, siis me ütlesime ka esimeses kõnes, me rääkisime, kuidas meil on reaalselt järelevalvesüsteem, selleks siis on direktor, ma ei tea, direktor, siis kooli personal üldse, mingi psühholoogid, sellepärast, et me näeme ju, et jutt levib, kui ongi siis mingi Juku ja Juku sõbrad on ju, ühelt Jukult võetakse ainult telefon ära, aga teised sõbrad olid ka, siis see ju levib, see jutt Juku läheb, ma ei tea, direktori juurde, psühholoogi juurde, psühholoog, direktor, mida iganes kooli personal vaatab, okei, mis WhatsApp on ju selle õpetajaga. Nii, ehk siis nende punkt ei loe. Ehk siis seda ei saa tähendab, see ei ole väga likely, et meie maailmas see juhtub. Ning isegi, ütlete siis, et õpetaja diskrimineeribki mingeid lapsi, täpselt samamoodi, kui see on üli halb õpetaja, kes tõesti läks siis seda nagu õpetajaks õppima eraldi ja siis nagu tuleb välja, et ta on ikkagi mingi üli mitte-eetiline isik, läheb siis sinna klassi ette, on ju. Isegi siis on ju, see on täpselt samamoodi nende maailmas, see võib olla täpselt nende maailmas, aga nüüd ma seletan, miks meie maailmas on, tähendab, nende maailmas on see isegi halvem. Jah, meie õpetajal on siis rohkem meetmeid, kuidas seda last siis distsiplineerida, aga see ongi täpselt sellepärast distsiplineerida, aga nende maailmas me näeme, jah, neil oli mingid muudatused ikka, aga neil on mingid täpselt kindlad asjad, mida õpetaja võib ja ei või teha, on ju. Nii et, aga laps ei ole ilmselt sellest väga teadlik. Ehk siis last nende maailmas siis, ma ei tea, kasutatakse mingit meedet selle lapse poolt, kas saadetakse klassist välja või midagi sellist, on ju, mis ei ole tegelikult nende maailmas seaduslik või mida iganes, on ju.
aga laps ei pruugi sellest aru saada, et see ei ole, ehk siis last tegelikult väärkoheldakse. Meie maailmas nad teavad, nagu meie maailmas on väga lihtne, see sa võid teha kuni füüsilise või vaimse vägivallani põhimõtteliselt kõiki asju, nagu õpetaja ei kasuta seda kurjalt ära, ehk siis laps, kui ta kasutab, siis laps saab aru, okei, jah, seda sa ei tohi mulle teha, sellepärast, et nagu see sinna suurde, see juba läheb sealt välja, on ju. Tuletame meelde, nad ütlesid, et põhimõtteliselt, et kuidas on väga palju maaõpetajaid, kes ei ole tegelikult õpetajad, kellel ei ole seda pedagoogilist haridust. Okei, tuletame meelde selle, et õpetaja, need, kellel pole seda, õpetaja mõiste järgi, ehk siis seaduslikult õpetajal on pedagoogiline haridus, tal on see haridus olemas, ta on ülikoolis käinud, tal on kõrgharidus. Jah, nendes maakohtades juhtub niimoodi, et mõnikord tal ei ole seda pedagoogilist haridust või ta on ala omandamisel ja kusjuures praegusel status quo's nendega me käitumegi erinevalt, ka status quo's on praegu see, et neil ei ole kõiki neid, neil on mingid nagu teised asjad, teised võimalused teha midagi. Ehk siis nendest me reaalselt siin tegelikult väitluses ei räägi. Nii. Siinkohal. Jah. Kas siis seal maakohas elavad õpilased, kas nemad ei loe? Kas neid ei peaks siis nagu, nende eest ei peaks hoolitsema samamoodi nagu need, kes käivad linnas? Absoluutselt loeb, aga kui me näeme, et sellel õpetajal ei ole pedagoogilist haridust, siis ka teie maailmas ei kehti ju kõik need nõuded, sest ta ei ole tegelikult õpetaja, sest kuna tal ei ole pedagoogilist haridust, siis ta reaalselt seaduslikult ei ole õpetaja, ta on lihtsalt keegi seal klassi ees, kes ajutiselt on võetud sellepärast, et õpetajatest on puudus. Ehk siis see punkt ei loe. Nii. Ja ma lähen nüüd meie kolmanda argumendi juurde, mis siis räägib võrdsete võimaluste loomisest läbi koolidistsipliini. Paljud õpilased tulevad kodust, kus puuduvad siis piirid, järjepidevus ja eeskujud. Sellistel olukordadel on kool ainus koht, kus laps saab tegelikult õppida, mida tähendab vastutus, eneseregulatsioon ja tagajärg. Kui kool ei suuda selge struktuuri pakkuda, ei arene nendest lastest vajalikud oskused elus hakkama saamiseks. Ilma kindlate ootuste ja tagajärgedeta ei teki noorel arusaam, et iga tegu mõjutab teisi ja et igal käitumisel on oma hind. Sellest tulenevalt ei kujune välja ka kasvatustunne ega oskus oma emotsioone ja käitumist kontrollida. See võib hiljem põhjustada raskusi nii koolis, tööelus kui ka suhetes teiste inimestega. Märgin ka seda ära, et nad ütlesid, et õpetaja ei ole mingi isik, kes peaks kasvatama lapsi, aga miks siis praeguses status quo's on siis reaalselt selline seadus, et mitte ainult ei pea õpetaja mingi, ma ei tea, kui matjaõpetaja ei pea mingit materjali sellele lapsele õpetama, vaid ka mingid käitumisreegleid. Ehk siis jah, see õpetaja on täpselt see pedagoogiline isik, kes peab sellele lapsele mingit sorti distsiplineerimismeetmeid pakkuma, sellepärast, et see on nagu reaalselt seaduses kirjas, et seda peab ta koolis omandama. Jah, nii. Õiglane kui kindel distsipliinisüsteem aitab vähendada sotsiaalset ebavõrdsust. See ei ole karistus autoritaarsuse pärast, vaid võimalus anda kõigile lastele baasteadmised ja oskused ühiskonnas funktsioneerimiseks. Paneme tähele, et keskmine lapsevanem ei ole pedagoogilise kõrgharidusega nagu õpetaja. Keskmine lapsevanem on proops keskharidusega, on ju, töötab mingi 9-5 töötab inimene, kes in most cases sai lapse kogemata. Ehk siis nagu mitte ainult see ei mõjuta, meie maailmas ei tee paremaks seda kõige hullemad last, kellel näiteks ei olegi, ma ei tea, worst case on ju ta mingi isa peksab teda, tal ei ole nagu eetilisi isikuid vanemateks, kes ei anna teile absoluutselt distsipliini, vaid ka keskmisele lapsele, kelle tegelikult need vanemad ei ole pedagoogilist haritud, ehk siis ta ei saa anda seda head distsipliini lapsele, ehk siis see laps nagu, ehk siis me pakumegi, meie maailm pakub seda distsipliini inimest, õpetajad, kellel on nagu samad, kes on nagu nii-öelda siis perfektne vanem, sellepärast, et tal on need sest tal on samad õigused, mis vanemal, põhimõtteliselt. Me ei saa eeldada, et kõik vanemad täidavad oma rolli, aga kool saab seda vähemalt osaliselt kompenseerida. Aitäh!
3, 2, 1 ja ei hops, tege kella. Alustan ümberlüketest ja siis liigume 3. argumendi juurde. Nii, esiteks, kust läheb see piir, mis on vaimne füüsiline vägivald? Laps ei tea seda. Laps vaatab, kui talt võetakse telefon ära, et see on ikkagi vaimne vägivald. Kuna ta tahab oma telefoni tagasi, ta tahab selles telefonis olla. Tema vaatab, et teda väärkoheldakse nüüd ja nagu tegelikult siis ikkagi midagi ei muutu neil. Nii. Teiseks, õpetaja väärkohtlemine. Õpetaja saab endiselt väärkohelda, see nende jälgimissüsteem tegelikult ei nagu mitte midagi muuda. Praegu ka tegelikult õpilane saab öelda direktorile, et kuule, ma ei tea, õpetaja mingi karistab ainult mind ja mis iganes, aga nagu seda ei tehta. Õpilane ei usalda neid teisi õpetajaid ja neid direktoreid, kuna nemad on samamoodi õpetajad. Nad on nagu see sama asi, kes on see väärkohtlev isik sulle. Ja isegi lõpuks, kui see õpilane läheb sinna ja selle õpetajaga tegeletakse, siis tegelikult see nagu karistus on juba antud. Nad ütlevad, et nad distsiplineerivad, aga nagu tegelikult see on ikkagi lõpuks karistus. Ja nagu õpilasel pole vahet, kas teda distsiplineeritakse või karistatakse, et ta on ikka samamoodi pahane. Ta ei taha neid kommi mingi pabereid üles korjata. Jah, võtan. Nii, meie maailmas täpselt sama, see kiusamine siis, kui peaks toimuma kiusamine, siis see ikkagi jõuab direktorile, see ei ole ainult see laps, vaid terve klass ju näeb seda pealt. Ehk siis alati nagu lapsed räägivad, obviously, see jõuab ikkagi selle direktori või mingi koolipersonali juurde, isegi kui see ei ole see sama laps. Ma arvan, et te hindate väga üle lapsi. Lapsed ei lähe rääkima lõpuks õpetajale, kuidas nendega väärkoheldakse. Nad võib-olla ütlevad oma vanematele, aga teie maailmas siis vanem ei saa ka rääkida oma sellele õpetajale, et nagu väärkoheldakse, kuna õpetaja tohib teha, mida ta tahab, nii kaugeni see ei ole see vaimne või füüsiline väärkohtlemine. Ei. Nii. Siis. Maakohtades pole neid õpetajaid. Me näeme, et meie maailmas me tegelikult lõpuks aitame neid ka maakohtades õpilasi paremini, sest lõpuks iga õpetaja ei ole see inimene, kes oskab distsiplineerida õigesti, aga iga õpetaja oskab kiita lõpuks oma õpilasi. Ta oskab neile öelda, et okei, see oli väga tubli, sa tegid selle õigesti. Nii, meie 3. argument. Miks siis kiitmine on efektiivsem kui karistamine? Esimene Täpsustus. Ei. Analüüs. Miks kiita, mitte karistada? Õpilane ei saa kodus siis distsiplineerida, aga tegelikult see on ikka karistamine. Siis, õpilane ei saa kodus tähelepanu, ta hakkab seda otsima koolist. Nüüd on tal 2 valikut. Ta teeb lollust või teeb midagi head, ta saab kiita hoopis. Lolluste tegemisel on ebameeldiv tagajärg, ta peab neid kommipabereid üles otsima. Ta ei taha tegelikult teha seda, on ju. Millegi head tegemisel saab ta hoopis kiita, halvad tagajärjed puuduvad. Tähelepanu saab ta mõlemal juhul, kui tagajärjed kaaluvad üle ja seega valib ta lõpuks selle hea teo. Karistamisega me lõpuks ei õpeta talle, kuidas hästi käituda, me õpetame talle, kuidas nagu reeglite järgi käituda. Ja lõpuks pole ühtegi teadustööd, mis tõendaks, et karistamine töötab päriselt, et see aitab õpilasi. Koerakutsikat me samamoodi õpetame premeerimise abil. Kui sa ütled talle istu ja ta istub, sa annad talle mingit maiust. Nii, koolid peavad kasutama nende mõttetute karistuste asemel vestlustundi, kui õpetaja istub muidu teil vist ei istu siis, aga nagu selles mõttes meil on nagu see aeg üle, me lahendame selle juurprobleemi lõpuks siis. Nii, miks kiitus seaduse maailmas nii hästi ei tööta? Miks on meile eksklusiivne? Kiitus õpetajalt, kellega õpilasel ei ole häid suhteid, ei ole midagi väärt. Ta on sind sundinud kommipabereid üles korjama, sa ei taha seda teha, sa mõtled, see oli üks kommipaber, miks ma pean nüüd kõigi teiste oma asja üles korjama, ma korjan enda oma üles, asi on ants, on ju. Kui ta jaotuse maailmas juba karistatud, siis on halvad suhted õpetajaga. Karistusest on jäänud ebaõiglane mälestus ja see näitas, et õpetaja ei tee häid või objektiivseid otsuseid. Kui ta sind kiidab, aga kõik teisi jälle eirab, siis pole see usutav jällegi, sest nagu ja samuti ülejäänud klass ei tunnista kiitust, kui nad ei salli õpetajad. Siis teine analüüs. Kui kodus on asjad halvasti. Kahjuks leidub siiski peresid, kui lapsel pole kodus turvaline. Isa-ema on joodik, kohtleb last ebaväärikalt. Sellisel juhul on lapse jaoks kool safe place, arvestades, et ta veedab koolis suurem osa oma ajast, peaks kool olema turvaline koht. Lisaks on tihti ebasobiv käitumine koolis mõjutatud kodustest tingimustest. Mõjud, kui kodus on ebaväärikalt kohtlev vanem või vanemad. Viimane võimalus. Ei. Enesehinnangu ja eneseväärtuse kadu.
kui lapsega räägitakse halvasti, teda karistatakse või eiratakse, ei teki tal tunnet, et ta on oluline. See tekitab näiteks tähelepanu vajadus, mis paneb koolis lollusi tegema. Teiseks, turvatunde puudumine. Ta ei tea kunagi, kas täna kodus karjutakse, lüüakse või ignoreeritakse teda täielikult. Kolmandaks, käitumisprobleemide ja agressiivsuse teke. Vägivald ka siis koolis sageli on halvasti käituv õpilane, tegelikult valus elav õpilane ja just sellepärast peaks õpilast koolis pigem kiitma kui karistama, siis muidu võtame talt ära selle viimase safe place'i, kus ta saab puhata. Siis, õpilane võõrandab haridus. Kui õpetajad kohtlevad teda ebaõiglaselt või karmilt, ei tahata enam tunnis osaleda ega koolis käia. Akadeemiline sooritus järelikult langeb. Kartes õpetajat või tundides viibimist hakkab õpilane vähem panustama või täiesti eemalduma õppimisest. Ta ei saa keskenduda õppimisele, vaid ta peab keskenduma, et ta nii-öelda hästi käituks. Nii, mis siis juhtub, kui koolis ja kodus on halvasti? Pole enam kohta, kus puhata. Tulemuseks võib olla depressioon, ärrevushäired, enesevigastamine või suitsiidimõtted. Lisaks tähelepanu, hajumine, unetus ja nii edasi. Hakkab vältima kooli ja hakkab vältima ka kodu. Aitäh! Üks, kaks, kolm. Nii, tere. Ma teen kõigepealt paar ümberlüket ja siis ma räägin, mis me tunneme, et on praegu kõige suurem vestlus. Nii, kõigepealt sooviksin kohe alguses ära mainida, et eelmises kõnes toodi välja, et õpilane ei saa enam koolis keskenduda või see inimene, kes tegi mingisuguse asja, ei saa enam koolis keskenduda, kui ta saab mingisuguse distsipliini. Aga me leiame, et kuidas peaksid kõik teised õpilased koolis keskenduma, kui see üks laps aina karjub ja õpetajal ei ole nagu head moodust, kuidas teda distsiplineerida või siis kuidas teha nagu päriselt nagu mugava keskkonna, kus õpilased saaksidki õppida. Esimeses kõnes Eitus tõi ka välja, et nende jaoks on väga tähtis just see turvaline ja hea keskkond õpilastele. Aga meie leiame, et me saame selle turvalise ja hea keskkonna tuua ainult siis, kui õpetajal on see autoriteet, et ta saab päriselt midagi teha. Ta saab midagi teha, kui keegi segab tundi, et teistel õpilastel saada seda õppeaega juurde. Nii. Siis sooviksin Jakobile meelde tuletada, et lapsed pole koerad. Lapsi ei saa õpetada nagu koeri. Nad on inimesed, neil on rohkem nagu enda mõtlemist, kui on koertel. Isegi noorematel lastel. Nad ikka mõtlevad, suudavad rohkem oma tegude järgi mõelda, nad ikka suudavad rohkem nagu asju protsessida kui koerad. Nii et sa ei saa kasvatada last, nagu sa kasvatad koera. Nii. Siis toodi välja ka veel, et kui ta on juba karistada saanud, ei usu ta kiitust. Esiteks, meie ei karista lapsi, me anname nende tegudele tagajärjed, nagu juhtub ka täiskasvanute maailmas. Ja teiseks, kas usaldada kiitust, mis antakse üle. Kui kõigil antakse kiitust, siis muidugi laps hakkab seda nagu väiksema asjana mõtlema. Kui meie maailmas, kui nad saavadki kiita selle eest, kui nad teevad päriselt midagi väga-väga head, siis ta mõtlebki, et see kiitus on väga lahe asi, ma tahangi sinna poole saada. Kui kõiki lapsi aina kiidetakse, siis lõpuks see kiitus ei tähenda enam mitte midagi. Nii. Toodigi välja, et kui asjad on kodus halvasti, siis ta küllap koolis teeb mingeid
hullusi asju ja teeb mingit pättust. Nii, nagu me tõime oma teises kõnes välja, siis need lapsed vajavadki kõige rohkem seda distsipliini. Nad vajavadki seda kasvatust, mida nad kodus ei saa. Me ikkagi tahame, et lõpuks kõikidest õpilastest saaksid normaalsed ühiskonnaliikmed ja just selle jaoks ongi meile vaja anda neile see distsipliin, nagu me rääkisime ka 3. argumendis. Nii. Siis hästi palju küsimusi oli ka selle piiri kohta, et kus see läheb siis vaimne ja füüsiline vägivald. Nii, kui õpilasel tekibki see küsimus, et kas õpetaja väärkohtles mind, ta saab minna muidugi direktori juurde, ta saab direktorit küsida, ta saab tugiisikult küsida, saab teistelt õpetajatelt küsida, et kas see on okei asi, mida see õpetaja tegi, kui ei, siis muidugi seda käsitletakse rohkem. Ja see, millest teises kõnes või vahemärkustes me rääkisime ka, et õpilased räägivad, see ei ole ainult see, et nad otseselt lähevad selle õpetaja juurde, vaid õpilased räägivad vahetundides. Õpetajad kõnnivad vahetundides mööda, õpetajad kuulevad, millest õpilased räägivad. Kui kõik õpilased ikka tunnevad, et see õpetaja jubedalt väärkohtleb seda ühte tüüpi või siis kõiki inimesi, siis muidugi nad räägivad sellest vahetundides, õpetajad saavad ikka teada. Lisaks, need inimesi, kes päriselt on õpetajad, kes on päriselt nagu laste vastu halvad, kes ainult töötavad mingi selle jaoks, et lastel oleks jube halb nagu olla, neid on väga vähe. Enamus õpetajaid lähevad tööle sellepärast, et neile meeldivad lapsed, nad tahavad lastega tegeleda, nad tahavad lastele hea tulevikku anda. Sul ei ole mõtet minna õpetajana tööle, kui sa vihkad lapsi ja sa ei suuda nagu, neid korralikult distsiplineerida ja sa ei oska nendega käituda. Nii. Lisaks siis veel oli juttu maalastest. Tahaksin öelda ka, et õpetajad isegi maal on tegelenud aastaid lastega. Nad saavad ikka aru, kuidas lapsed käituvad ja isegi kui nad nagu paberi peal ei ole õpetajad, siis neil on ikkagi seda nagu, nad oskavad ikkagi ümber käia lastega, nad teavad, kuidas neid distsiplineerida. Sest see ongi nende töö. Nii. Ja siis suur point veel, me ei tee karistuse, mille anname õpilaste tegudele tagajärjed. Toodi välja veel, et õpilane ei taha võtta kommipabereid ülesse. Jah, see ongi see mõte. Ta saab aru, et oi kui nõme, kui ma viskasin kommipaberi maha, siis lõpuks peab keegi selle ülesse võtma. Sellel juhul mina võtan selle ülesse. Oi kui nõme see on, võtta neid kommipabereid ülesse, ma ei viska järgmine kord maha. See ongi nagu õppetund talle. Nii. Ja see valmistabki õpilasi siis ette tulevikuks, kus neil on täiskasvanuna palju lihtsam asju teha ja üldse süsteem nagu maailmast aru saada. Kas kellegi on vahemärkusi? Keegi? Ei? Aga lõpuks nagu see... ma tegelikult okei. Kui tore, aitäh. Nii, siis lõpuks, mida me oleme märganud, et on siis kõige suurem vaidlus, siis on siis, et kummas maailmas on siis lõpuks õpilastel parim haridus. Sellepärast, et lõpuks haridus peab paika, annab nendel õpilastel mingisuguse tulemuse, tulevikku, mida parem haridus, seda parem tulevik ja me tahame häid tulevikke oma lastele. Niimoodi. Kui eitus väga kindlalt on selle peal, et see üks õpilane just, et ta ei tunneks ennast kuidagi nagu välja heidetult, siis meie paneksime rõhku just selle peale, et kõik, isegi see üks laps, ta peabki saama selle distsipliini, et ta saaks aru, mida ta tegi valesti ja et temast saaks normaalne inimene. Lisaks sellele me ka aitame kaasa teiste õpilaste rahuliku ja hea õpikeskkonna loomisele, sellepärast, et me loome selle keskkonna, me loome selle klassiruumi, kus nad saavad päriselt õppida ja keegi mingi tolvan lihtsalt ei karju seal kõrval ja õpetaja ei tee mitte midagi. Nii, lisaks ei peagi õpetaja raiskama oma pikka juttu, pikka aega sellele, et seda ühte last distsiplineerida, vaid meie maailmas saab see olla paindlikum ja ta saab seda kiiremini teha ja kõigil on parem, aitäh!
täis, seega viimane 6-minutiline enesekäitumine. Palun, Martin. Nii, tervist kõigile, tahaksin alustada kõigepealt ümberlüketega. Esiteks, tunnis saame ikkagi last karistada, tuletan meelde, me jätame nii-öelda alles kergemad distsiplineerimismeetodid, nii et seega õpetaja saab ikka tunnis öelda, et kuule, ole palun tasa või mis iganes, saadame ta klassist välja, et seda me ära ei kaota. Teiseks, te ei ole ikkagi ära seletanud, kuidas teie järelevalvesüsteem nii-öelda toimib, et kes siis tuleb, teil mingi direktor tuleb siis igasse tundi kuulama või nii-öelda, kuidas see toimib, hetkel ma täpselt aru saanud. Samuti õpilane ei suuda enda eest seista, ta ei tea, et õpetaja nüüd, kui ta karmimat meetodit kasutab, et see oleks nüüd ebanormaalne, sest ta on laps, me peame teda kaitsma. Ei ole ära tõestatud, et nii-öelda, et üks hea juht peaks siis kasvatama nii-öelda oma alluvaid siis nii-öelda mitte alluvaid, aga õpilasi siis karistusega. On väga selgelt ära tõestatud, kuidas aitab kiitus paremini, millest ka me rääkisime. Ja te ütlesite, et lapsevanemad võib-olla tulevad ütlema, et hetkel õpetajad ei julge asju kasutada, aga kas te tõesti mõtlete, et kui te muudate seaduse ära, aga nüüd, ma ei tea, jätate ta, te ütlesite, et teil on ju laiendused põhimõtteliselt kuni füüsilise karistuseni, et hoiate teda mingi 10 tunni koolis, et siis lapsevanem ei tule teiega rääkima, et see ei tundu ka päris reaalne. Samuti, kui teda kodus pekstaks, siis meie väidamegi, et kool peaks olema see nii-öelda safe place üks. Kallid paneel, paneme tähele, et meie maailmas täpselt samamoodi töötab see kiitmine. Me võime ka head last kiita või siis halba last, kui ta teeb midagi hästi kiita. Ja siis neil ei ole mingi unikaalne asi see kiitmine. Ja siis tegelikult nagu, mis see... Tõime väga hästi plaanis välja, et me kaotame ära mõttetud karistused, eks me ei hoia 10 tundi teda kuskil kuulis, vaid me saame selle asemel, saame teda tegeleda selle olemasoleva rehabilitatsiooniga. Ehk siis see, mis juba on, me ei tee mingit fancy't uut asja, lihtsalt koolidel ei jää mitte midagi muud üle, lihtsalt peavad seda kasutama ja see on see, kuidas see toimib. Samuti tahtsin öelda seda, et kuidas teil siis töötab see paremini käitumismehhanism, et kuidas see karistus teda siis nii-öelda, mis iganes, kuidas see peaks siis teda paremaks õpilaseks tegema, et see hirmu ja autoriteedi asi hästi toimib ja varsti räägin ka sellest. Kui õpilane nii-öelda jätkab oma käitumist, kui me ei lahenda ära juurpõhjust, teie oma maailmas põhimõtteliselt seda, et on hirmule alluv, ehk siis te võtategi mingi tagajärje näidate, et konkreetselt selle inimese kohta näiteks ütleb teisele halvasti, siis kui tema ütleb konkreetsele inimesele halvasti, et siis nii-öelda ta saab mingi kindla karistuse. Kui ta läheb päris maailmas, tal on palju erinevaid inimesi, ta peab aru saama sellest tuumast või sellest nii-öelda juurpõhjusest, kuidas üleüldse see asi toimib, mitte konkreetselt ainult see nii-öelda üks juhtum. Ehk siis selle karistusega te ei suuda ära õpetada, kuidas ta nii-öelda peaks käituma, näitate lihtsalt talle tagajärgi. Ja ei võta. Ja ausalt öeldes direktor, ma ei usu, et te viitsib minna nii-öelda, kuidas see turvaasi on, minna oma kolleegidega pragama, et kuule, sa panid õpilasele mingi nii-öelda halva asja, see pigem loob ka kooli kolleegide vahel mingit halba õhkkonda ja keegi ei taha ju seda. Samuti ta saab aru, mis nii-öelda teistele põhjustab, ehk kui me temaga räägime sellest, et kuule, võib-olla sul on kodus asjad halvasti, aga kui sa käitud praegu tunnis nii, nagu sa käitud, sa lood ka teistele selle halva õhkkonna. Ehk me reaalselt nii-öelda karistuse ei õpeta seda talle, kui te palute tal kommi-overid nii-öelda üles tõsta, siis see ei õpeta talle seda konkreetset asja. Räägiksin lisaks ka sellest, et kuna siis õpetaja on autoriteet. Teie maailmas on õpetaja, ei võta, autoriteet siis, kui tal on võim, ehk seda saab karistada. Kuid see näitab, et õpetaja pole nii-öelda adekvaatne. Kui ma näen, et ta kiusab minu klassiõde või klassivenda ja ta nüüd tuleb mind kiitma, et oi, sa oled ikka tubli, miks ma peaks seda uskuma, kui ma näen, et ta ju kiusab tegelikult minu klassivenda või klassiõde, siis tal on nüüd võimalus. See ei ole nii-öelda, õpetaja on autoriteet siis, kui ma näen, et ta on emotsionaalselt nii-öelda küps, ehk siis ta võrdleb meid nii-öelda võrdleb meid siis õiguslikult, ehk siis me oleme kõik talle võrdsed ja ma näen, et ta päriselt nagu saab ka aru, mida ta teeb. Ja varsti räägime sellest, mis siis see karistus teeb ja kuidas see nii-öelda kiitus toimib. Samuti tahaksin rääkida ka sellest, et nii-öelda ükski õpilane, nagu ma ka ütlesin, ei usu seda, kui ta nii-öelda hakkab teda karistama. Samuti te õpetades ühesõnaga tagajärge, ehk siis kui ütlete teisele halvasti, siis see ongi jaotuse maailmas teadvaid, et kui sellele konkreetsele inimesele ütleb midagi, siis see ongi see nii-öelda üks tagajärg. Aga ta pole täiskasvanud inimene, ta ei saa aru tegelikult, kuidas see nii-öelda peaks toimima, ehk kuidas ta peaks tegema. Ja tegelikult saab võtta põhimõtteliselt suvalise õpetaja, kellele puudub veel isegi mingi kutse ja seega ta hakkab lihtsalt õpilast karistama. Miks? Et ta võib olla ka mingi aastane leping, mida iga aasta pikendatakse maakoolides väga levinud viis. Ja nii ongi puudus nendest õpetajatest ja neile antakse kõik võimalused. Direktori ei ütle, et kuule, et sa oled ikkagi meil üheaastase lepingu, et me ikkagi tulen istun sul kõrval. Ei, neil on kõik võimalused, neil on lihtsalt vaja neid õpetajaid, sellepärast neil ei ole mitte midagi teha, neile antaksegi kogu vali. Ja õpetaja saab nii-öelda põhimõtteliselt saab ka niimoodi suvalisena tööle minna ja suvaline inimene hakkab mingit lapsi karistama, see ei tundu üldse õige variant.
samuti me teame, et õpetajad on kiuslikud, see on fakt, igas koolis on vähemalt paar õpetajat, kes on kiuslikud ja kui mõeldagi nii, et näiteks matemaatikaõpetaja, ta saab kiusata põhimõtteliselt kõiki klassi, viimane. ma tahaks väga teada, mis koolis nemad käivad, et iga õpetaja põhimõtteliselt on iga õpetaja on kiuslik, see ei ole, me näeme, et see ei ole tõsi. Me näeme, et õpetaja õpib pedagoog, et läheb sinna õpetajaks, et siis olla hea õpetaja. me näeme, kui meil on kas või paar õpetajat, eks matemaatikaõpetaja, ta võib õpetada tervele koolile praktiliselt matemaatikat ja seega laps võib temaga iga päev kokku puutuda, seega iga klass. Ja me räägime sellest, et kool peaks olema nii-öelda safe place, eks kui teda kodus karistatakse, siis koolis ta peaks saama selle läbi meie nende nii-öelda, mis nüüd alles jäävad, need analüüsitunnid nii-öelda, läbi nende saab tegelikult aru, kuidas ta peaks koolis käituma ja koolis on talle olla turvaline. Sest kool ei ole ju tegelikult, õpetaja ei viitsi taga tegeleda, ausalt öeldes, see näitab ka meie õpetajate puudus, et nad reaalselt, nad ei taha nii-öelda, nad ei viitsigi tegeleda, nemad tahaks ainult õpetamisega tegeleda, see on ka üks põhjus, miks õpetajad lähevad töölt ära. Samuti, miks see laps peaks neid kuulama jällegi õpetaja autoriteedist, et nad ei ole ju kokkuvõtteks autoriteedid, kui ta ei ole nii-öelda, ta ei tee ennast nii-öelda emotsionaalselt küpseks. Ja samuti rääkisime oma kolmandas argumendis, kuidas meie toimib nii-öelda kiitus paremini, ehk siis kui me lahendamegi ära, kordan uuesti meile see juurprobleemi, ehk siis me saame ära lahendatud selle põhjuse, miks laps nii käitub. Ja kuidas see meil toimib, jällegi kordan üle, on see, et meil lihtsalt jääb alles see üks variant, mida me saame siis kasutada, ongi see, et meil on nii-öelda lihtsamad distsiplineerimisvõtted, ehk siis me saame tunnis näiteks selle olukorra kontrolli alla, aga me pärast lisaks sellega nii-öelda ei hoia teda 3 tundi kuskil, ei pea õpetaja nii-öelda seda valvetädi mängima, vaid ta saabki reaalselt selle õpilasega tegeleda ja see ongi koht, kuidas õpilane saab nii-öelda ära lahendatud selle juurpõhjuse ja miks meie maailmas on kokkuvõtteks siis õpilased palju, nii-öelda neil on palju parem õpikeskkond, õpetajad ei saa neid konkreetselt kiusata ja nad saavad ka kokkuvõtteks ise paremateks inimesteks, aitäh! Hiljuti pärast saab ehitus, et see 2 käiku täis saanud ja uuesti kolm, kaks, üks ja hopsti kõigile uuesti. Nii, 4. kõnes teema siis 2 maailma võrdlust. Põhiliselt jaotus siis distsiplineerib oma õpilasi rohkem ja meie tegeleme kiitmisega. Me tõime teises argumendis välja, miks kiitmine on meile siis unikaalne töö ja, või nagu kasu, miks see jaotuse maailmas ei tööta. Aga siis kordamiseks, põhiliselt õpilast ei koti see õpetaja kiitmine, kui ta ei usalda seda õpetajat, kui tal on trots selle õpetaja vastu. Pange tähele, me räägime siin esimesest kuni mingi 12. klassini, see S-klassi unsu kannab seda trotsi järgmised 5 aastat kaasas. Ta ei unusta elu sees ära seda, et mingi klassijuhataja pani mingi kommipabereid korjama pooleks tunniks. See trots tekib ükskõik, kui väike see nagu karistus ei ole, kuna tegelikult õpilane ei taha seda teha. Seega see nagu lõpuks see nagu kiitus nende maailmas ei tööta. Meie siis lõpuks lahendame selle juurprobleemi. Me selgitame välja, miks õpilane niimoodi halvasti käitub koolis ja me lahendame sellega, et meil on seda aega ja koolid siis rakendavad seda aega, et nagu tegeleda nende õpilastega. Me õpetame teda hästi käituma, selgitades talle, et kuule, sul on kodus asjad pekkis, aga nüüd, kui sa koolis ka samamoodi käitud, siis teised tunnevad samamoodi pekkis, nagu sina oled. See õpilane ilmselt nagu on ikkagi nagu piisavalt suurte ajurakkudega, et ta saab aru, et nagu teistel ei ole äkki ka nagu mõnus ja mul ei ole mõnus. Äkki on halb, kui kõigil on ebameeldiv, on ju.
ja ta hakkab paremini käituma. Sellega me õpetame talle, kuidas päriselt hiljem elus paremini käituda, mitte et ta peab siis pärast, kui ta kuhugi tööle või kuhugi läheb, lihtsalt uued reeglid pähe õppima, mille järgi käituda. See tegelikult ei ole lõpuks see hea käitu, mida me soovime, me loome lihtsalt robotid. Siis lõpuks ei ole toonud jaotusmeile mehhanismi, miks hakkavad need õpilased paremini käituma. Nad on öelnud, et nad distsiplineerivad neid, aga nagu kuidas see lõpuks mõjutab seda õpilast, et ta hakkaks paremini käituma, ei ole kunagi välja tulnud siin väitluses. Siis nagu ja samuti pole tegelikult, aga põhjus, miks nad ei ole seda toonud, seda mehhanismi, on see, et teaduslikult on tõestatud, et see ei tööta. Karistamine ei tööta. Ükskõik, kuidas nad seda ei nimeta, siis see on karistamine lõpuks. Sa paned ta vahet pole, kuidas see definitsiooni järgi on. See õpilane vaatab, et teda karistatakse. Seega see on karistus tema jaoks. Ja lõpuks ikkagi on see, et see õpilaselt tekib see trots ja ta ei usalda seda õpetajat. Seega klassis, see õhkkond klassis, kui õpilane ei usalda õpetajat, ei saa olla positiivne. Meie lahendame selle juurprobleemi. Seega tekib klassis päriselt õhkkond, kus saadakse õppida ja see paha õpilane siis ei ole enam see paha rätt, ta laseb teistel õppida. See on kõik, aitäh. Aitäh ja viimane minut on täis, kõige viimane kõne siin väitluses. Nii. 3, 2, 1. Tuletame meelde, nagu on siin väitluses kombeks saanud, et distsipliin ei ole karistus. Jah, karistus on distsipliini mingi osa, aga meie seda ei kehtest, või tähendab, meie seda ei kasuta. Me ei kasuta karistamist, ehk siis kõik asjad, mida nad ütlevad karistame kohta, jah, ei, see ei ole karistus tõesti. Või tähendab, distsipliin ei ole karistus. Et karistus, jah, igatahes. Sellepärast, et jah, nagu me juba minust tõime välja mitu korda. Igatahes. Kallis paneel, mis on siin tegelikult kõige tähtsam siin näitluses, on ju? Kuidas on lastel kõige parem? Ning meie arust, kui on lastel hea, on ka õpetajal hea, on ju. Nii et vaatame siis mingid punktid üle. Meie maailmas on lapsel nii hea haridus, sest kogu aeg ei plasti keegi muusikat tal kõrval. Okei, jah, mingi vastas võistkond saab selle psühholoogi juurde saata, aga nagu see obviously see ei tööta alati, on ju, et ta muudkui plastib seal muusikat. Jah, aga ehk siis meie maailmas saab kõigepealt parema hariduse. Ning, mis ka üks väga tähtis punkt on meie maailmas veel, või kasu, on, et see laps saab eluks vajaliku distsipliini. Me näeme, et ta saa seda distsipliini, mis on reaalselt kooliharidussüsteemi osa, et ta peab omandama mingit sorti distsipliini. Me näeme, et ta saab ainult meie maailmas seda, sellepärast, et kiitmine ja mingi psühholoogi juurde saatmine ei aita sellel distsipliinil kuidagi tekkida. Eriti veel siis, kui ta on kuskilt halvemast perekonnast tulnud, kus seda distsipliini ei ole isegi algselt õpetatud. Nii. Peale selle. Meie maailmas taastame siis autoriteedi, ehk kui klassis mingi tüüp jällegi, ma ei tea, plastib paljud muusikat või viskab kommipabereid maha, siis me saame kehtestada mingit distsiplineerivaid meetmeid, mida nemad ei saa teha. Jah, ja me võtame selle telefoni ära, me ei raiska aega, ei selle lapse aega kui ka klassi aega, et kõik saaksid siis ilusti õppimisega edasi minna, nagu rääkis ka Paula, on ju. Meie maailmas ei karda õpetaja distsiplineerida, sest tema
tähendab, sest temal kui pedagoogiliselt haritud inimesel on see õigus. Praeguses maailmas, nagu Paula rääkis, on vanem siis, tähendab, most cases on mingi vanem helistanud siis kooli ja ütlen, et see õpetaja mingi on paha minu lapse vastu, võttis telefoni ära või distsiplineeris, mida mina kodus ei tee, aga no seda ta ei ütle, aga nagu reaalselt seda näha on ju sellest lapsest. Ja õpetaja reaalselt kardab ja õpetaja ei taha seda tööd enam teha. Ehk siis nende maailmas on ka vähem õpetajaid, kes jah, ehk siis mis meie maailmas muutub, meie maailmas benefitib see laps, sest ta saab distsipliiniharidust, meie maailmas benefitib õpetaja, sellepärast et ta ei pea enam kartma enda tööd teha, ta ei pea enam kartma rakendama mingid meetmeid, mida ta teab, et tegelikult laps vajab. Ehk siis kõik on better off, palun valige jaotus. Aitäh! Võib-olla lihtsalt ei kuulanud, aga kas te tõite välja nägemist?